Siis on ka siia. No nii, oleme siis Ambla rahuingli juures. Sellega on niisugune lugu, et ümberringi on need lehtpuud õitsemise all tolmutavad ära valge ingli, mis peaks olema täiesti helevalge dolomiidist. Ja siia tuleb annetada raha nii palju, et selle puhastada. See puhastamine on kuskil 1000 eurot. See ettevõtmine. Ja ma istun korras ka maha. Siis jaksab paremini rääkida. Selle ehituse korraldas siis Ambla haridusselts. Ja haridusseltsist seal ma rääkida pärastpoole siis, kui Koolimäest ka kõik jutu tuleb. Ja Starkov oli siis see mees, kes siis tegi selle skulptori töö. See on Saaremaa dolomiidist tehtud ja pange tähele, kas te näete seda nägu? Suudate vaadata, tal on niisugune kerge, irooniline suu juures niisugune, nagu muigab või kuidagi. See on nüüd saarlaste nali. Originaalpildid ei olnud niisugust ilmet sel rahuinglil, aga saarlased tegid siis natuke nalja. Ja see on jälle ühiskonna rahadega tehtud ja ma vaatan need kuupäevad, kuidas selle, et ma nüüd jälle midagi valesti ei ütle, et jälle, millal see täpselt püsti pandi ja nüüd ta lõhuti 50ndatel aastatel ära. Lõhkumisest on ka, ma mäletan, sellest oli palju juttu, et tulid need veteranid pärast sõda, kellele ei meeldinud, joodeti siis täis. Siin oli üks Neemelo Värdi nimeline mees, kes oli siis niisugune parteiline punaste veast vinnamees ka, kes oli suur organisaator. Organiseeriti, alguses oli mõtet, et tõmmatakse maha traktoriga kogu see lugu. Aga mehed, ja taheti meestele juua viina ja küll nad teevad ära. Mehed hakkasid vastu. Ei tahetud. Ei ehitnud traktoriste, igasugused hädad ei saa kuidagi. Ja ikkagi lõppude lõpuks ta lõhati. Lõhati ja veeti need tükid kõik laiali, uputati siin Ambla jõkke, sinna Sipelga poole jõkke sügavatesse kohtadesse ja on leidnud isegi jälle, ma kuulsin hiljuti, selle rahvamaja ehitamisel, restaureerimise puhul oli põrandast leitud, oli peidetud ära üks tükk lihtsalt. Ja kui tuli see taastamise teema nüüd 90ndatel alguses, oli siis niisugune jutt, et küsimus oli, et kas teha samasugune või teha uutmoodi ja nüüd oli selleks siis pastoraadis pastor kutsus rahva kokku, et arutada. Sellel ajal oli siis Aravete kolhoosi esimees Ainumäe, selle eesrindliku kolhoosi esimees, oli ka kohal ja arutati ja pärast siis tema pastor ütles, et mõelge nüüd järgimist just teha, kuidas siis, kas taastada vana täpselt sama nagu oli, mida rahvas tahab. Siis me läksime pastoraati, istusime seal, jõime natukene ja siis oli Ainumäe ka, ütles, et tema toob autot ja kolhoosi poolt ja toetab ja aitab ja teeme ikkagi uuesti. Ja mina võtsin seal kõvasti sõna, sest sattus niisugune asi, et toetasin ka seda, et me teeme täpselt samasuguse tagasi ja rahvakorjandusega. Kuna olid need Bokmani fotod olemas igast kandist, kuidas seda ehitati ja igast kandist originaalid, aga nüüd ma räägin teile Tiia Kullerkupust. Nüüd oligi niimoodi, et see panga direktor Straan oli ise ka selles haridusseltsi juhatuses, kes organiseerisid selle ehituse ja tema kallim Tiia Kullerkupp jäi pärast seda Straani ikkagi elas veel siin tükk aega edasi, oli mul venna ristiema ja tema sõbrustas, siin oli üks niisugune üksikute naiste niisugune seltskond, kes tegid käsitööd ja kes mida mul ristiema juures käisid seal postkontori peal, oli ristiema korter, Aliide Võsa oli tema nimi, temaga suur sõbranna oli see Tiia Kullerkupp. Siin olid veel mitu niisugust prouat ja see oli kindel selline seltskond, kes võis rääkida kõigest sellel ajal, kui me
vaikisime ja palju rääkida ei tohtinud. Ja siis, kui see Strahmise kadus ära, siis nüüd sellest ehitusest jäi selle ingli pea, see kipspea, mis oli algselt sellel skulptoril, see jäi selle Tiia Kullerkupu kätte hoiule. Ja Tiia Kullerkupp ei teadnud, mis sellega teha, hoidis ja lõpuks hakkas ta väsima sellest hoidmisest ka ära ja siis ta, kuna ta oli suur ja rasked ajad olid, läbiotsimised ja kõik niisugused asjad, tagaajamised käisid, tema andis hoiule minu ristiemale Alide Võsale, kes elas seal postkontori peal. See oli ka, tal oli tuba ja siis kaks tuba, magamistuba ja teine tuba oli niisuguse kööginurgaga. Ja selline vaikne koht, tegelikult seal Pööningul elada ei tohtinud, tuletõrje ei lubanud sinna korteritesse elada. Aga tema oli niisugune vaikne inimene, lapsi ka ei olnud, mees käis siin juhutöödel igal pool ja ise ta tegi naistele siis neid lokke ja oli poes müüa ja tema siis võttis hoiule. Ja tal oli, kus sa paned? Kuna ta seal Pööningus elas, siis ta pani sinna kuskile katuse, sinna onkasse kuskil, peitis sinna ära. Ja nüüd sai ka vanaks ja jäi kurdiks ka veel ja siis, kui see tuli meil see vabariigi taastamine ka, siis tema otsustas minna oma kodukanti Tormavalda oma sünnikohta tagasi. Mis teha, kuhu see pea panna? Ja ta võttis kinkis selle minule. Noh, lihtsalt, et kuna minu vanaisa oli selles haridusseltsis ka suur korraldaja, juhataja ja siin asutaja ja pärjapani ja nii edasi, et noh, ühesõnaga seotud selle asjaga ja mina siis mõtlesin, hea küll, võtsin selle vastu, selle pea, täpselt sama suur nagu ta on seal skaalast saadik ja panin klaveri peale ja siis hakkasin mõtlema, et issand, kui tuleb mul rahvast külla, keegi käivad, mis see siis on? See oledki vahel omadega, räägi siis, ega siis valetada ei oska ka, kõik ei oska valetada ju. Ja et see on selle mälestussamba, see originaal. Ja siis oligi niisugune lugu, et jälle ma hakkasin täitsa kartma, kuna ma käisin väga palju väljas, tähendab ära välitöödel ja olin ära ja klaveri peal ta seisis ja mõtlesin, kui ma teab peale kaebamise, vaat oli see aeg, kus kõik kardeti kõiki asju. Ja ma läksin selle peaga Maarjamäele sinna ajaloomuuseumisse ja näitasin sellele Piltsile, selle varahoidjale, näitasin seda, et see on ju Starkov. Ma ütlesin, jaa, see on selle pea. Anna siia, me paneme hoiule ja läkski sinna Maarjamäele hoiule. Ja nüüd tuligi siis see samane koosolek, kus pastor tõstis selle küsimuse üles, hakkas nende sammaste tegemine ja taastamine ja me olime siis seal pastoraadis koosolekul ja siis mina võtsin sõna ja ütlesin niimoodi, et mina tean, kus on see pea ja meil on fotosid kodus ka. Me saame taastada täpselt selle pea järgi juba ja fotode järgi saame täpselt samasuguse taastada, et teeme selle sama. No oli jutt, et kus need tükke kätte saada, kas panna neid vanu tükke ka või jõe äärest võtta, korjata, ei jõua keegi otsida ja nii ja naa. Aga selle koosolekul otsustati ära, et taastame selle vana, võtame, teeme korjandusele, et Bokmani fotod hakkame levitama, vanad amblalased ka kõik kaasa tõmmata ja hakkame levitama ja korjandust tegema ja teeme ikka sama. No ja siis ma tulingi, istusin rongi peale samal õhtul ja sõitsin koju ja ma läksin kohe jaamast, Mustamäel oli see monumentaalkunsti ateljee, kus skulptorid tegid neid töid. Mina läksin kohe sinna. Mina ise elan Mustamäel, minul juurde 0,5 kilomeetrit eemal kodust ainult. Läksin sinna, kuulen, et kõigepealt vaatan, maja uksed on kinni, siis ei pääse, õhtune aeg. Ja siis jälle kuulen, et kopsitakse seal kuskil, keegi on seal majas sees. Ja mina hakkasin taguma seal kuskil akna peale kive viskama ja et ikka tuleks keegi välja. Ja tuleb sinna akna peale Varik. Varik, keda nüüd ka ei ole, eks ole. Variku, mulle meeldis see lauljanna Varik väga kangesti ka. Tiiu, jah. Ja Tiiu Varik, jah. Ja Varik jälle, Mati Varik, tuli välja, et tema juhatab seda ateljeed. Tema seal nende skulptoritega sekendab. Mina võtsin selle Bokmani foto sellest
näitan talle sealt alt aknas, et näe, et praegu tulen koosolekut, tahtsime seda taastada, mis te arvate asjast? Ta ütles, et selle töö võtab igaüks vastu, et niivõrd ilus asi, et üks ilusamaid ausambaid, mälestussambaid üleüldse Eestis. Rahulik, eks ole, ei ole mingit mõõku ega värki, on sõjast, ei ole mida, ta on rahuingel. Ja siis laskis mul sinna sisse ja hakkasime siis vestlema ja rääkisime, et mis nüüd edasi teha. Siis tuli välja, et temal on see, ma ei tea, kas oli vennapoeg või tema enda lapselaps vist, Hannes Starkov 3. kursusel teeb juba tööd ja seal ka skulptor, et ta annab sellele ülesande, see varik. Noh, ülemus asi. Ja siis leppisime kohtumise kokku, et ma kutsun siis selle pastori ka ja teeme ühe koosoleku ja räägime selle Hannes Valtriga neid asju. Ja vaat niimoodi läkski käima, niimoodi oli minu käsi selle asja mängus. Ja siis seal võtsime pastoriga ühendust ja käisime pastoriga ka seal variku ja selle Hannes Starkovi juures ja läkski asi käima, seekendamist oli palju, proovitöö läks nässu ja nii edasi, saarlastega seekendamised ja võttis aega, mis võttis, aga korjanduse panime käima. Kõik amblalased otsisime üles ja panime selle rahakorjanduse ja fotosid, muudkui levitasime selle Bokmani fotosid ja tegime ära ja siis seal avamisel olin mina siis rahvariietes ka siin kohal, see filmiti, kõik pastoraadis on film olemas ja rahvast oli täitsa täis kõik see aed siin ja siis meenutas see vanu aegu ja minu isa oli veel elus ja isa võttis sõna siis siin. Aga sellel esimesel avamisel oli isa 17-aastane noormees ja ta seisis ka siin selle ausamma juures ja oli selline moment, et jälle niisugune aeg, vihma oli sadanud, ega siit edasi üldse ei olnud ju haudu, see oli kõik lage, see on kõik pärast tekkinud uus osa siia juurde. Aga sellel ajal oli siis siinpool küljes haudu ja see tee oli niisugune nagu nüüd on ta kõvem ja kõvem, aga siis ta oli parasti vihma sadanud ja Jaan Tõnisson tuli avama ja Jaan Tõnissonil olid need suured kaitsed kalossid kingade peal ja ta tuli siis siia ja võttis need ümbrised ära, astus siia üles pjedestalli peale puhtate kingadega, avas selle. Ja oli muidugi laulukoor ja laulukoori juhatas ja siis Jaan Saarend, kes oli koolidirektor ja selle haridusseltsi juhataja, on siia maetud selle platsi peale. Ja siis Jaan Saarend tegeles kooriga, aga tema oleks pidanud siis nagu selle peapärja panema haridusseltsi poolt, aga haridusseltsi poolt siis minu vanaisa Mihkel pani selle pärja ja minu isa seisis tema kõrval. Selle haridusseltsi pärja pani siis siia see Mihkel Kask. Ja siia istutati siis 4 puud, niimoodi 4 nurka. Siit ei läinud kasvama, siia istutati uus. Ja see tähendab, närtsis ära. Need oli siis nende Kaitseliidu ja haridusseltsi ja nende organisatsioonide puud. Mälestuseks, mul on see kuskil üles ka kirjutatud, kelle puud need olid. Ja tegemist on, nimed on siin peal, on siis selle koguduse inimeste nimed siin peal ja täna tuli see probleem, et on leidmata veel nende hauad, kaks inimest, kes on seal fondis ära märgitud, et olid vabadusvõitlejad ja siit kandist kogudusest, aga kus on nende hauad, ma arvan, et nad on Sipelgal tõenäoliselt. Et nimed on vähemalt peal. Vaat niisugune lugu selle ausambaga ja niimoodi ma tunnen ise, et ma olen teinud Eestis ühe teo, mida te võite vaadata. Ma panin selle käima ja seda ma loen oma elu suurimaks asjaks, mis ma olen ära teinud.